Tere tulemast kuulama ja vaatama kanalit vabadused.ee. Mina olen saatejuht Margus Lätik ehk Mathura ning täna tahan saates võtta vaatluse alla ühe meie ühiskonna kihi või grupi, kes mulle tundub ei ole nii palju kajastust või peegeldust saanud, kui tegelikult vääriks. Räägime täna puuetega inimeste olukorrast Eestis ning seda teemat olen palunud saatesse lahkama kaks külalist, Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Maarja Krais-Leosk ja spordiklubi Meduus puuetega inimestega tegelev ujumistreener Triin Polissinski. Tere tulemast! Tere! No Maarja, ma alustaksin sinust, et me üldse paremini mõistaks seda konteksti, millest me räägime, et kui palju täna üldse Eestis on puuetega inimesi või ka puuetega noori ja võib-olla ka kuidas see number on muutunud ja mida see meile siis ütleb või väljendab? Puuetega inimesi viimase statistika ehk aasta lõpu statistika järgi on umbes 101 000. Selleks, et seda kuidagi ühiskonnas nagu võrduma panna, et kuidas ta nüüd muutunud on, siis 2020. aasta alguses oli see arv 155 000. Ehk et tegelikult on meil üle 50 000 puudega inimese selle dekaadiga, või see dekaad ei ole ju veel isegi nii-öelda 10 aastat täis käinud, vaid siis 5 aastaga vähenenud. Ja see on meie vaatest probleem. Ja miks probleem? Probleem ei ole selles, et nagu meie eesmärk oleks see, et ühiskonnas oleks võimalikult palju puudega inimesi ja et see protsent ja number peab olema võimalikult suur. Vaid probleem on selles, et me ei saa aru, miks see väheneb. Et tegelikkuses elanikkond vananeb, vaimse tervise probleem on oluliselt rohkem. Meditsiin päästab inimesi, keda ta varem päästa ei suutnud ja ma ei räägi ainult siis sünnitraumasid ja enneaegseid lapsi, ma räägin ka inimesi, kes mõne õnnetuse tagajärjel varasema meditsiinivõimekuse järgi võib-olla edasi ei oleks elanud. Ehk et me ei ole saanud ei ministeeriumilt ega Sotsiaalkindlustusametilt ühtegi sellist nagu sisulist põhjendust ega vastust ja me jätkame selle teema aruteludega, et saada aru, milles asi on, sest see on üle Eesti tegelikult inimeste jaoks ka probleem. Sest täna teatavasti teenuste kättesaadus on sageli seotud sellega, kas inimesel on määratud puue või tal ei ole määratud puuet. Jah, võib-olla tõesti see peaks nii olema ja nad peaksid abi saama sõltumata sellest, kas neil on puue või mitte, või mis raskusaste sellel on või mis nende diagnoos on. Kuid täna see süsteem selline on ja see tekitab palju küsimusi ja me tõesti selle eest seisame, et inimesed ei jääks seetõttu abita, sest neid näiteid on. Ja kui sa küsisid siin, kui palju on noori, siis noori on, just vaatasin üle ka, umbes 12 000, seda on siis need inimesed, kes on alaealised, ehk neid on 12 000 ja ka nende arv on vähenenud ajas. Kuigi me räägime nii-öelda erivajadusega noortest palju rohkem, me suudame nad varem üles leida, et meie haridussüsteem, tervishoiusüsteem, sotsiaalsüsteem märkab neid varem, aga millegipärast ka nende arv väheneb. No see on tõesti peaaegu kolmandiku suurune muutus, et tõesti tekitab küsimuse. No ma tean oma tutvusringkonnast, üks tuttav mulle rääkis, kuidas tema poeg, siis, kes oli juba lapseeas või väikses eas väärarengu tõttu, tal üks jalg amputeeriti ja kui ta oli kooli lõpetanud, siis läks nii-öelda hindaja või spetsialisti juurde, spetsialist vaatas teda, ütles, et ei te saate ju hakkama ja ei antud puuet. Oled ilmselt ka sarnaste juhtudega kokku puutunud või ma mõtlen ka selle kõrval näiteks, kui on olnud neid juhtumeid, kui mingi suur uhke uus auto on pargitud puudega inimese kohale, et samal ajal on siis nagu sellised justkui kui on antud puue, et kuidas sellega siis on või kuidas nii, et jalga ei ole, aga ei ole puuet? Ja see on üks
põhilisi teemasid ja tõsiasi on see, et tõepoolest nii see näide, mis sina tõid siin amputeeritud jalaga noormehe kohta, aga ka täiesti sellised näited, kus inimesed on põhimõtteliselt voodikesksed, aga kuna nad voodisse liigutada saavad, siis öeldakse, et puue sul on, aga mitte nüüd sügav puue. Et need näited on tõesti olnud meie jaoks ikkagi täiesti arusaamatud ja me tegelikult ju puuetega inimeste koja poolt pakume inimestele nii tasuta õigusabi, meil on selleks partner, kes siis puude raskusastmega inimestele või nende lähedastele selle inimese asjade ajamiseks pakub tasuta õigusabi, aga vaiete tegemist me nõustame ja toetame ka ise. See tähendab siis vaideid näiteks Sotsiaalkindlustusameti või Töötukassa otsuste peale ja me aitame inimestel pöörduda kohtutesse, et selles mõttes meil on selline, neid näiteid on päris palju ja päris palju on ka nii-öelda positiivseid lahendeid. Ehk et ma väga-väga julgustan inimesi mitte siis seda nii-öelda käega lööma, et juhul kui nad tunnevad, et ei, see otsus ei rahulda mind, see ei ole õiglane. Et ma ei väida, et kõik otsused on valed, et ma usun, et valdav osa otsustest on ikkagi õiged, aga tuleb sekka nii-öelda meie vaatest, nagu on see siis praak või on see nagu vale hinnang, et igal juhul enda õigustades tuleb seista ja me oleme ka oma kodulehel niimoodi samm-sammulise juhendiga videovormis ja viipekeeletõlkega ja subtiitritega kõik üles pannud, et inimesed nagu tunneksid, et see ei ole midagi hirmsat, kui ma nagu kaeban, sest meile tulevad inimesed niimoodi, et issand, et me ei ole mitte kunagi midagi kaevanud, et ma olen nagu nii rahumeelne inimene ja siis ma ütlen, et see ei ole see, et te olete nagu kuidagi halb, et te lähete nüüd nagu kaeblema ja virisema, et ei, et te seisate enda õiguste eest, teil on seaduse alusel selleks täielikult õigus ja meie siis saame seda toetada inimesele nõuanda, et nad seda siis teeksid ja seda tehes ka terveks jääksid, et see neile nii-öelda vaimselt ka liiga raskelt ei mõjuks. Aga mis puudutab neid uhkeid autosid parkimiskohtadel, siis tõsi ta on, et endiselt me peame sellest rääkima, et nagu Selverite juures see silt on, et kui võtad mu parkimiskoha, et võta mu puue, et tegelikult see parkimiskoht ma tõesti inimestele panen südamele, et see ei ole nagu nalja pärast seal, et see on ikkagi hädavajadus paljude inimeste jaoks, et nad üldse jõuaksid poodi, et nad saaksid sellel suuremal parkimiskohal mugavalt kas siis ratastooli ennast sättida või siis oma lähedase välja tõsta ja kärusse või ratastooli sättida, et see on ikka põhjusega. Et kuidagi natuke tundub, et ka talviti, et juhul kui ei ole, on ainult see sinine parkimiskoht, mis ju lume all mugavasti ära kaob, et siis me nagu unustame ära, et ukse ees on need kohad, et see on just nagu õigustatud, et siin pole seda suurt silti, et üks asi on kindlasti, et ma ei tea, kaupmehed, et pange alati ka siis see nii-öelda posti otsa, doki otsa see silt, et siin on puudega inimese parkimiskoht, aga teisalt ühiskonnana, roolis on täiskasvanud inimesed, me teame, kus need kohad on, et mõtleme. Et see ei ole mugavuse küsimus, et see on ikkagi vajaduse küsimus. Aga Triin, ma pöörduks nüüd sinu poole, et mul jäi isegi siin enne saadet üle küsimata, et kas sinu spordiklubi Meduus, et kas ta tegeleb ainult ujumisega või on ka muid alasid, aga ma tean, et sina igatahes treenid ujujaid, kes on siis nii füüsilise puudega kui ka vaimupuudega, põhiliselt vist noori, kuigi mitte ainult noori, ma veel mõned aastad, mitte väga ammu olin ka ise treenimas seal. Ma küsiks, et võib-olla kõigepealt, et miks teie klubi või teie inimesed sellise valiku üldse tegid, et just puuetega inimestele pakkuda sellist võimalust ja kuidas siis tänasel päeval nii-öelda tellimus või huvi on selle võimaluse vastu? No meie sattusime tegelikult puuetega inimeste ujumise juurde nii-öelda juhuslikult, kui võiks öelda, et minu ema Õnne Polisinski kutsuti, ma arvan, aasta oli 1991, Ravi tänava lastepolikliinikusse, kus siis Raja Siimann korraldas puuetega lastele ujumistunde. Ja minu ema kutsuti sinna siis treeneriks. Ema läks treeneriks, läks minu vend Urmo sinna appi ja siis ei jäänud ka mina kõrvale. Ja sellest ajast siis me kolmekesi oleme puuetega lapsi, noori, täiskasvanuid, ka ütleme pensioneelikuid ujuma õpetanud. Siis lihtsalt, kui ujumine, ütleme, on tegelikult ju
elupäästev oskus, et me peame oskama ujuda, sõltumata, kas mul on erivajadus või ei ole. Ja meil on ka siis tippsportlasi olnud, praegu küll vähem, aga meie klubist on kasvanud päris mitmeid paralümpiamängude medalivõitjaid. Et see on meie elutöö. Kui öeldakse, et kui sa leiad selle, mis sind köidab, siis sõltumata sellest, on see tulus või ei ole tulus, jõuame kohe rahani, eks ju. et sa teed hingega ja siis sa teed seda. Et jah, ja rääkides, tulles tagasi selle eelmise küsimuse juurde siin või mõtte juurde, et ka meie harrastajate seas on palju neid, kellel on puuet, siis puudeastet nii-öelda nõrgemaks pandud, et nad on tervenenud, on toimunud imeline tervenemine, sest puuet määratakse, ma olen aru saanud meie harrastajate vanemate juttudest paberi põhjal või siis kõik, mis on arvutis inimese kohta kirjutatud, nägemata seda inimest, siis tehakse need otsused, et nii on. See on jah natuke süke naljakas asi, et mina isegi ma olen ju juba ütleme teismelisena kaotanud ühe oma käe vähi tõttu, aga ikka iga 5 aasta tagant peab tõestama, et endiselt ei ole. Et sul ei ole vahepeal kasvanud. Ja see on niimoodi ja meil on ka noori, kellel on üldse puu ära võetud, öeldes, et sa ju saad oma korteri piires ise liikuda, et tegelikult sul on ju kõik hästi. Aga see, et noor ei suuda koolis teistega võrdselt mööda treppe liikuda, ta ei saa joosta ja hüpata, see nagu ei ole näitaja. Andke noortele kindlasti nõu meie poole pöörduda. Ma just tahtsingi öelda, et me iga päev õpime midagi uut ja mina sain täna selle uue teadmise, et teie kaudu saab abi, et vaidid esitada. Et see on väga oluline info ja kindlasti jagan seda edasi ka oma nii-öelda seal grupis, nii oma klubis kui ka väljapoole. Et see on väga vajalik info. Ja. Aga kui vaatad neid, ma saan aru, põhiliselt ikkagi on, või põhiosa on ikkagi pigem nagu noored, kes teil vist käivad. Et kui neid vaatad, sa ju puutud nendega palju kokku, et kuidas nende siuke olek või meeleolu tundub, et kas või ka, ütleme, kui neid niimoodi kõrvalt vaadata, et kas nad tunnevad ennast ikkagi ka üksi või tunnevad nad, et neid ka ikkagi märgatakse ühiskonnas? No selle küsimuse puhul ma võiksin niimoodi vastata, et noored ise on väga rõõmsameelsed. Nemad on õnnelikud, et nendel on koht, kuhu tulla, kus nad saavad olla koos endasugustega. Nendel jätkub juttu kauemaks, nad võivad tohutult lobiseda oma vahel, nad on rõõmsad, aga mured on vanematel. Et tihtilugu ei jõua noor meile trenni seetõttu, et vanemad on tööl. Noor iseseisvalt ei liigu. Ja kui see vanem tuleb õhtult töölt, siis tal lihtsalt ei ole jaksu, et veel tulla lapsega või noorega siis huvitegevusse. Ja paljud meie noored käivad ka päeval tugikeskustes, et neil on seda suhtlemisvõimalust, aga loomulikult võiks olla rohkem. Et vanemate poolt on ka meil seda tagasisidet, et nüüd tugikeskustes toimuvad muudatused, ühendatakse asutusi, on väga palju inimesi vahetunud töötajaid, aga noortega nagu ei arvestata, et nemad on nii-öelda infosulus, tulevad uued inimesed, noored tihtilugu üsna, kuidas ma ütlen, nad harjuvad raskesti või pikka aega võtab uue inimesega harjumine ja seetõttu muutuvad nende emotsioonid, nende, ütleme, see olemine ka tusasemaks. Aga samas nad tulevad seal päevakeskusest meile ja siis nad on jälle rõõmsad, sest vesi on rahustav. Ja vees on kõik võrdsed, nagu on ka vees on kõik võrdsed, loosung. Ja.
Maarja, kui ma küsiksin sinu käest noh, enam-vähem sama või et kuidas sulle see pilt tundub, et mis tinglikult öeldes, mis hinde sa annaksid meie ühiskondlikule, ütleme, teadlikkusele puuetega inimestest, et noh, ilmselt võib öelda, et teatud nii-öelda puuete puhul või teatud valdkondades on võib-olla pilt paranenud, ütleme, ratastooliga ligipääsetavus ilmselt on parem kui, ma ei tea, 20 aastat tagasi, aga ma usun, et kindlasti on paljut, mida me tegelikult veel ei märka või teadvusta. Jaa, et ma arvan, et üldiselt on küll nii, et ma ütleks, et ühiskond on nagu rohkem küps, rohkem valmis vastu võtma, rohkem isegi tegelikult nii-öelda proaktiivselt sekkuma või oma abi pakkuma. Ja samal ajal on mingid sellised lõhed või ma mõtlen sellised radikaalsemad vaated, nagu kus siis võib-olla puuetega inimesi endiselt ei peeta nii-öelda täisväärtuslikeks, piisavateks, nende arvamust ei küsita, sest et me teame ju ise väga hästi, mis teile hea on. Et seda ikka tuleb ette, aga ma ikkagi olen nagu, noh, võib-olla ka loomult üldiselt nagu optimist või positiivne, et siis ma arvan, üldiselt ikkagi läheb paremaks. Ja siin on oluline, et inimesed ka ise tuleksid välja ja julgeksid sõna võtta. Et ma kas või oma enda pere ja lapse lugu jagades, ega palju lihtsam oleks olla tegelikult nagu elada oma privaatset elu ja oodata, et keegi minu eest need asjad nagu ära teeb, sest et mul ometi on ju õigus kõikideks nendeks asjadeks oma puudega lapsega. Aga paraku päris nii see ei käi ja ühiskonna empaatia ei kasva kuskil iseenesest. Et me peame jagama neid lugusid, me peame olema avatud, me peame olema julged, käima väljas, et ma tean, et paljudel inimestel on see probleem, et nad ei julge välja minna, sest neid vahitakse, jõllitatakse. No ma ütlen meelega selliseid sõnu, mis ei ole nagu, et mis ei ole sellised head tunnet tekitavad, sest et erinevale jääb pilk paratamatult peale, aga nüüd ongi see küsimus, et kas ta nüüd jääb ikka liiga pikaks peale või me siis võtamegi, et see nii-öelda normaalne osa ühiskonnast, et mõned on erinevad, teised nii-öelda tavalisemad. Et ma hästi tahaks, et inimesed tunneksid ennast mugavalt ja nad julgeksid välja minna ja trenni minna ja teatrisse minna ja kinno ja kaubanduskeskusesse poodi, nii edasi, et see on inimeste õigus. Ma kunagi tõin selle näite, kui ma sinna Selverisse, loomulikult see ei olnud minu töö, et mina lihtsalt käisin selle idee välja ja Selver tegi kõik muu ja need sellised ligipääsetavust suurendavad või üldse tagavad ostukärud lastele, puudega lastele siis sinna organiseeris. Et siis ma ütlesin ka, et ka omast hooldaja ja puudega inimene, ta tahab poodi minna ise seepi nuusutada, et millist seepi ma ostan või ma tahan ise silmadega vaadata, et mis uut kraami nüüd piimaletis on või milline sai mulle meeldib, et kui mõni pood ütles meile, et aga meil on e-pood, et tellige e-poest, siis on et siis me kapseldume oma koju, et loomulikult ma saan kõik asjad on täna et ma saan kõik asjad omale tellida aga see küsimus on selles, et siis või nagu meile öeldakse, et aga meil ei käi kunagi ühtegi puudega inimest, aga loomulikult ei käi, sest et sul on vaatas üks aste seal ja sellest piisab, et ei saaks ligi, et sellised nagu väikesed asjad, aga siis vahepeal tundub, et issand, et nagu aastal 2026 endiselt nagu meil öeldakse, et meil ei käi siin kunagi puudega inimesi, ja kui me küsime, tahame näiteks mingit üritust korraldada, küsime ligipääsetava tualettruumi kohta ja siis seal on tegelikult nagu harjakapp, et sellised nagu asjad, mis tundub nagu, et täna enam ei peaks, et me ise tahaks öelda, et kaldtee on selline teema, millest me enam ei räägi, et see on nagu nii 2000-ndad ja siis tegelikult me räägime ikkagi veel kaldteedest ka, et nad oleksid kasutatavad, mitte siis nagu püstloodis, et vaata siis ise, kuidas saada, aga linnuka justkui on kirjas, et kaldtee olemas. Kuidas on lugu haridusest? Mõlemad tegelikult juba niimoodi põgusalt mainisite, et siin on üksjagu raskusi, et kuidas olukord on siis, et kas puuetega noortel on reaalselt võrdsed võimalused õppimiseks või tegelikult see on ikkagi nii ja naa? No tegelikult see on ikka nii ja naa või siis, et ei ole. Et tegelikult on sedasi, et kindlasti on neid häid näiteid üle Eesti ja neid kindlasti tuleb järjest juurde, aga meile tuleb ikkagi väga
suurtes kogustes tegelikult neid muresid haridusega, alates alusharidusest, lõpetades kõrgharidusega, seal vahel on ju kõik, sealhulgas kutseharidus, ja täna just enne siia tulekut oli meil ka huvikaitsesaadikute, nii-öelda hariduse huvikaitsesaadikute kohtumine. See tähendab seda, et meil on siis oma võrgustikus need inimesed, keda huvitab hariduse teema. Me saame kokku, me tõstatame siis kõik oma nii-öelda, toome oma probleemid välja ja siis hakkame siis ühiselt nii-öelda lahendusi otsima ja vaatame, et kes kuhu ja mis suunas siis tegutsema hakkab, et see oleks ka selline süsteemne ja koordineeritud. Sest me näeme ise ka, et me oleme väga palju nagu rõhku pannud sotsiaalpoolele, tervishoiule, ka tööturule jõuame nüüd viimasel ajal rohkem ligipääsetavusele, aga haridus, mis ju tegelikult on meil kõige baas ja kus on nagu nii palju probleeme alates lasteaiast, et sinna kindlasti saab oluliselt juurde panna ja ma rõhutan, et meil on põhiseadus ja põhiseadus kehtib kõikide laste osas võrdselt. Et see ei ole nii, et saad puudega laps ja siis mine kuhu kohal, et nagu sageli öeldakse, et kirjuta ennast teise kohaliku omavalitsusse sisse või siis lähed teise Eesti otsa üldse kooli, et eks peredele sobivad erinevad asjad, kuid mina siiski olen seda meelt, et esimene lahendus on alati see, et puudega laps või mitte, ta ärkab hommikul oma kodus ja ta tuleb peale kooli ja huviala ringipäeva, ta tuleb oma koju. Et jah, igasuguseid lahendusi on ja mõnikord need toimivad perele ja lapsele võib-olla paremini, kuid baas peab olema see. Ja praegu me näeme sageli, et ikkagi inimesed peavad selle koolikoha eest väga suuri võitlused ja vanemad on ise ikkagi kõlguvad depressioonis ja on tõesti raskes seisus, et need juhtumid on väga keerulised ja me käime tegelikult puuetega inimeste koja töötajatega ja meid ei ole ju palju ja tegelikult me peaksime tegelema poliitika kujundamise ja ma ei tea, teadlikkuse tõstmise ja meedia suhtluse ja nii edasi, aga me käime tegelikult täiesti üksikjuhtumeid ka lahendamas, sest et kui nad on ikkagi nii keerulised, et seda muud moodi nagu ei lahenda, siis me oleme käinud ja me oleme tegelikult ka väga häid lahendusi KOV-ide ja kohalike omavalitsuste ja koolidega saavutanud. Triin, ilmselt sa oled nõus, sa ju tegelikult peale selle, et sa teed neid ujumistreeninguid, õpetad ka koolis, et sa ilmselt näed ka selles kontekstis, kuidas see olukord on? Jah, meil on väike HEV kool, ka meil on seal, on nii ühesuguseid näiteid kui ta teistpidiseid näiteid, aga ma tuleks võib-olla sinna lisaks seal omalt poolt, et ka huvihariduses, ütleme, miks osad lapsed ei saa osaleda huvihariduses, sest nad vajavad tuge, nad vajavad tugiisikut või endale seda üks-ühel olevat isikut, kes, meil on grupitreeningud, tuleb mulle kõnetu laps treeningule, me ei tea, mis on tema intellekt, kuidas ta meid mõistab ja siis vanem ütleb, et ma toon ta teile trenni, aga ma ise lähen käin poes sellel ajal, see on mu ainuke vaba tund päevas ja me ei saa seda last võtta, sest me ei suuda tagada tema turvalisust. Aga kui tal oleks tugiisik, siis saaks vanem käia poes, see tunnikese võtta endale, võib-olla isegi 2 tundi, kui see tugiisik saaks ka tuua ja viia lapse treeningule, ja lapse siis heaolu, ütleme, oleks ikkagi 100% tagatud. Et see on probleem, jah. No ma siit liigukski edasi, sa tegelikult juba ennem ka mainisid, et just vanemate rolli. Et sa ju kindlasti rohkem või vähem siis oma töö kaudu puutud kokku ka nende puuetega laste ja noorte vanematega, et kuidas nemad tuntuvad või kuidas nende vaates see pilt paistab või mis nende kõige suuremad mured on. Sisuliselt sa juba ühte muidugi ütlesid, et nad on tihtipeale nii hõivatud sellega, et oma lapsega toime tulla või tema eest hoolt kanda, et lihtsalt seda isiklikku aega on nii vähe. Jah, ongi aeg on see, mida on vähe ja tänases ühiskonnas me ju kõik peame tegema aina rohkem tööd, et toime tulla. Ja seda enam pered, kus on erivajadusega lapsed ja võib-olla ka kulud on sellised, mida mul on hästi läinud, et kõik lapsed on terved, et ei ole lisakulusid laste tervisele. Et tegelikult me ju ei kujuta ette, mis võivad olla need kulud. Ja vanemad on rõõmsad, et on koht,
kuhu nad saavad oma lapsega tulla, nad saavad jagada teiste vanematega oma muresid ja rõõme, kogemusi, aga paraku on ka väga mitmed lapsed jäänud huvitegevusest kõrvale just seetõttu, et vanem ütleb, et ma lihtsalt ei jaksa. Ja mul ongi lihtsam, et see laps on mul kodus, tal on nutitahvel, tal on nutitelefon, ta on õnnelik, ta mängib seal oma mänge ja nii ongi kahjuks. Nojah, see õnn võib muidugi olla natuke petlik, et tegelikult igaühele ikkagi selline liikumine või teie puhul, ma usun kas või vees olemine, et see on juba tasakaalustav. Absoluutselt, me kõik peaksime liikuma iga päev natukenegi rohkem kui võib-olla trepikoja uksest auto ukseni, ja nendel lastel seda enam, isegi niisama õues jalutamine juba oleks teistmoodi rahustav ja ma võtan enda pealt, et ma teen oma koeraga pooletunnise tiiru ja ma jätan telefoni koju, klapid koju ja olengi lihtsalt, lasen omal ülemisel korrusel tuulduda nii-öelda ja tegelikult võiks soovitada seda kõigile, sõltumata sellest, kas on erivajadus või ei ole. Ja võtke oma lapsed kaasa, kui te ise õue lähete jalutama. No kindlasti. Maarja, kuidas sina vanemate muresid tajud või sul on ka väga lähedane või isiklik kogemus sellest, et sügisel siin oli Toompeal ka meeleavaldus, siis selle nimetus on erihoolekandeteenuse kättesaadavusest või õigemini halvast kättesaadavusest, et mis siis tänane seis on, kas sellel oli mingid nii-öelda tagajärge ka või hetkel olukord on ühtviisi keeruline tegelikult? Nagu erihoolekandest rääkida, siis aus vastus on see, et ega inimese vaatest täna hetkel ju midagi muutunud veel ei ole. Et küll on nagu tekkinud oluliselt rohkem nii-öelda sellel teemal arutelusid, diskussiooni ja loodetavasti ikkagi ka väga kaua nüüd edasi lükatud otsuseid seda valdkonda rohkem toetada, sest no olgem ausad, eestlane ikka naljalt kuhugi protestima ei lähe, et võiks palju rohkem tegelikult ja minu meelest see erihoolekande meeleavaldus, isegi mul on raske seda nimetada meeleavalduseks, see oli nii viisakas, see oli nagu nii mõistlik ja nii soe, vaatamata sellele, et olukord on täiesti kriitiline, et tegelikult võiks täitsa rohkem oma arvamust avaldada, et võib-olla ma ütleks, et see oli nagu arvamuse avaldamine, milleks meil ju kõigil demokraatlikus riigis õigus on. Aga vanemate olukorrast rääkides, minul on selline nagu kaks nagu sellist suurt põhiasja, mis inimeste elu lihtsamaks muudavad ja selle nii-öelda tagavadki selle, et sa ei oleks kogu aeg väsinud ja nii-öelda kurnatud sellest hoolduskoormusest, et üks on teenused, et ma ei ole toetust usku inimene, et see toetus on nagu piisk meres, teenus on samas see, mis lasebki sul, et see nii-öelda ei oleks ainuke su vabatund siis, kui sa oma lapse trenni viid, vaid sul oleks ikkagi neid taastumishetki rohkem, mis põhiline see, et sa saaksid seetõttu ikkagi tööl käia, see on kõige olulisem, et inimesed saaksid teenida töist tulu ja nende lähedane, sõltumata sellest, kas ta on siis alaealine või juba täiskasvanu, aga ta vajab hoolt, et ta oleks sellel hetkel kvaliteetsete teenustega kaetud. Et see on nagu selline üks suur plokk, mis meil tegelikult lahendab nii palju probleeme ära, et ja küll loomulikult teenus maksab, aga ka see, kui lähedane on kodus ja tööl ei käi ja sõltub samamoodi teenustest, pluss tegelikult see mõjutab tema tervise erinevaid tahke, nii füüsilist kui vaimset. Et see on tegelikult riik kaotab sellega täna ja on aastaid kaotanud ikkagi, ma ei räägi sellistest mõnedest kümnetest miljonitest maksurahast pluss siis tervishoiule kaotatud rahadest, ikkagi me räägime sadadest miljonitest. Et see on nagu täiesti selline suur kasutamata ressurss ja me nagu ei julge seda otsust teha või nagu me näeme sotsiaalvaldkonna ainult kui sellist üüratut nagu auku, kuhu me ainult nagu raha sisse lükkame, aga vastu midagi ei saa, aga me ei saagi seda saada kohe vastu, et see tulebki meile mingite aastate pärast, aga siis ta tuleb, aga siis on väga selgelt see nii-öelda tajutav see positiivne mõju, ehk et isegi kui kokkuvõttes jäädakse nii-öelda nulli,
et see, mis sa siis maksutulu tagasi teenid või tervishoiu pealt kokku ajad, et sa paned selle nagu erihoolekandesse või teistesse teenustesse uuesti sisse, siis tegelikult sa ju võidad riigina tohutult, sest su kodanikud on rahulolevad, nad on töiselt aktiivsed, su majandus, kas ta just nüüd kuskil õitsengul on, aga igal juhul ta sellest kindlasti ei kannata, kui sul rohkem nii-öelda tööealisi, töökäsi tööturul toimetab, et sealt on ikka väga palju võita, et see on selline suhtumise küsimus ka ja võib-olla selline pika plaani küsimus, et me ei ela nagu ühest valimisest teise, ja kui tegelikult ka valimise tsükkel on 4 aastat, aga ma ei tea, esimene aasta tehakse plaane ja viimane aasta tehakse kokkuvõtteid ja valmistutakse uuteks valimisteks ja siis siin keskel on see 2 aastat sellist töömurdmist, on ju. No ma hästi lihtsustatult ütlen, aga põhimõtteliselt see ei ole pikk plaan. Et see on see lühikene selline valimiste plaan. Ja teine pool on ligipääsetavus, et me ei saagi kodust välja, kui me ei saa mitte kuskil liikuda. Ja need hakkavad nii lihtsatest, nii lihtne ongi. Et kui me ei saa bussi peale, siis me ei saa bussi peale. Et nii ongi, ma ei saagi minna, võib-olla ma ei saa isegi bussipeatusesse kohale. Et kas ma saan poe uksest sisse, kas ma saan, ma ei tea, teatri uksest sisse, et tegelikult neid erinevaid lahendusi ikkagi ju täna on olemas, mis teeksid inimeste elu oluliselt lihtsamaks. No ma arvan, et see tavaline inimene kujutagi ette, kui raske tegelikult on hooldada kedagi. Et isegi vahel mõtlen, et võiks, ma ei tea, mingitele vastutavatele isikutele teha kohustus mingi 1 päev aastas või mis iganes, et siis olla ise selles hooldaja rollis, et kindlasti paneks teistmoodi mõtlema, et ma usun, üks asi on füüsiliselt, aga just nagu sa mainisid ka, et kuidas see on nagu psühholoogiliselt või vaimselt, milline koormus see on. Aga võib-olla kui läheks sellise laiema vaate juurde veel tagasi, et ma vahel olen ka mõelnud selle peale, et meil ju muidu nüüd on selline ühiskond, kus hästi palju räägitakse justkui vähemustest ja vähemuste õigusest, aga ma ei tea, mul nagu ei ole vähemalt väga kõrvu jäänud, et puuetega inimesi selles kontekstis ülearu tihti nagu mainitakse, et ma ei tea, kas see ei ole siis kuidagi ma ei tea, ideoloogiliselt sobilik või ma ei tea, poliitiliselt populaarne vähemus või ma ei tea, mis iganes see põhjus on, aga kui niimoodi üldiselt küsida, Triin näiteks, et kuidas sulle tundub, et millist tuge või sellist tähelepanu puuetega inimeste kogukond täna ühiskonnalt või ühiskonnas kõige rohkem vajaks, et mis sulle tundub, mis need nii-öelda vajadused või sammud oleks, et panin siia pildi, kus on siis ratastoolis justkui keegi, aga lilled on kätte antud, et mis oleks need sümboolselt need inimesed saaks ka selle lillekimbu kätte endale? No mulle tundub, et me siiski üsna palju veel, kuigi siin enne oli juttu, et juba nagu aktsepteeritakse ja arvestatakse rohkem, et meil on puudega inimesed ja nad tahavad ka osaleda, ma ei tea, ühiskondlikus elus, nii nagu meie käime kinos, teatris, et siiski veel näidatakse näpuga. Ja jah, paberitel on, et kõik ligipääsetavus, kõik on tagatud, aga võtame siin samas Tallinna spordibaasid, et meil on tualettruum, kus on nagu lähedki ratastooli tualetti. Läheksin küll, aga mu ratastool ei mahu sealt uksest sisse. Või siis üks ujula, kus riietusruum asub keldris, kus läheb pikk trepp. Kapid on sellised, et kui mul on pikk jalaprotees, siis see protees mul kappi ei mahu. Jah, maja tuleb vastu, annab sulle võimaluse riietuda hoone teisel korrusel. Selleks, et sina pääseda, lähed sa liftiga teisele korrusele, vahetad riided, käid duši all, tuled liftiga läbi foajee, et minna ujulasse. Mina ei tahaks olla see inimene, kes talvel peab läbi sellise külma spordisaali või asutuse foajee minema märjalt käteräti kõlgadel. Et kui me märkame puuetega inimesi, siis me võiksime arvestada
uute hoonete projekteerimisel, et jah, linnukesed paberil on olemas, aga tegelikult võiks kaasata sinna ka asjaomased isikud, kelle jaoks me seda teeme, kelle jaoks need nõuded paberitel on olemas, et päriselt on need kasutatavad, et nad oleksid ka mugavad. Sest meie ise tahame ju, et kõik oleks hästi mugav, me ju tahame ka autoga sõita treppi, et jumala hästi peaks tegema 10 meetrit lisaliigutusi jalgadega, et poodi minna, kasutame invaparkimiskohti, mis on lume all, kuigi me teame, et need seal on, eks ju. Et see algab meist endist, igast ühest meist, et me saame arvestada teiste inimestega ja nendel läheb selle võrra, ma arvan, et toredamaks asi elu. Et nad tunnevad, et neist hoolitakse. Ma arvan, et see on nagu oluline. Ja ei puuduta ju ainult puuetega inimesi, see puudutab ka liiklus, see puudutab ka eakaid, talvel lapsevankriga lapsevanemaid, kes üle lumevallide peavad sõitma, et pisike märkamine, aga teise inimese jaoks võib see olla päeva rõõmu sündmus. Nojah, et me ilmselt ju kõik vajame ka teatud kuulumist või kuuluvust, et see on see koht, kus kindlasti saaks ma ei ütlekski vastu tulla, aga nii-öelda teadvustada seda rohkem, et lõpuks me ilmselt kõik võidame sellest. Aga Maarja, kuidas sulle tundub või mis sina ütleksid, et mis see võib-olla kõige suurem kitsaskoht või puudujääk on lisaks nendele, mis me juba oleme rääkinud, et mida puuetega inimeste kogukond täna tõesti vajaks, mis neid aitaks kõige rohkem? Võib-olla võtaksid selle jutu järjeselt samast nagu üle, et kuna meil on täna siin palju olnud juttu ka sportimisest ja ujumisest ja nii edasi, et siis see on ju väga oluline ka puudega inimestele, aga mitte ainult neile, aga ka nende lähedastele. Nüüd selleks, et ma saaks näiteks minna koos oma lähedasega ujuma ja kui lähedane juhtub olema siis vastassoost, siis täna tegelikult see on sisuliselt selline, ma ei tea, kas ühe käe kõiki sõrmi ikka on kohe vaja, nagu et sa leiaksid sellise koha, kus sa saad käia niimoodi ujumas, et ütleme näiteks, ma toon näite, et ma ei taha jääda niimoodi lastekeskeks, aga ma ei tea, üks abikaasadest saab insuldi, ta vajab riietumisel abi, samal ajal vesi on talle väga hea, ehk et tema tahaks ujuda, aga abikaasa tahaks ujuda, et nad tegelikult ei saa nagu minna niimoodi ujulasse, nad lähevad lihtsalt kahekesi, et kuigi see on nagu nii normaalne, et nii see peaks olema, et sama on ka tegelikult ütleme tualettruumide kasutamisel, et kas meil peab olema nüüd see turvamees või keegi, kes seda invatualeti võtit enda käes hoiab ja kas see üldse peab olema ainult see üks, et tegelikult seda nii-öelda tualeti kasutamise võimalust vaja ja nii-öelda assisteeritud võimalust vajavad ju paljud inimesed, et aga lihtsalt jälle nad ei tulegi, sest nad teavad, et nad nagunii ei saa. Aga meie puhul ka, et mul abikaasa on muidu väga tubli ujumas käia lapsega ja õnneks siis meie kodukandis Jüri ujulas on selline eraldi riietusruum, mis loodetavasti muutub ka tulevikus natuke mugavamalt kasutatavaks, aga vähemalt on olemas, ehk et saab käia isa teismelise tütrega ujumas ja see on väga suur võit, sellepärast et mina ei ole lihtsalt väga siuke ujumislemb, aga kui vaja, siis ikka saab ära käidud, aga lihtsalt see põhimõte, et muidu sa kohe selle samast soost vanema nagu paned selle hobi külge ja teine lihtsalt isegi kui ta tahaks, ta ei saagi käia, sest et see kõige, kus see kõik algab, et see riided saaksid vahetatud ja seda võimalust pole. Aga ma meelega toongi neid välja, neid asju, et mis elus edaspidi võivad juhtuda, et meil juhtub autoavariisid, meil juhtub igasuguseid asju ja inimesed tahavad oma eluga edasi minna, nad tahavad toimetada, aga et siis me saaksime, et me looksime need võimalused, et nad saaksid seda siis näiteks abikaasad siis edaspidi ka näiteks koos teha. Aga millest puudust tuntakse, inimesed on väga erinevad, sõltuvalt kas sellest, kus kohas sa Eesti otsas elad või milline on sinu tugivõrgustik või milline on sinu kohalik omavalitsus, mis teenuseid sulle võimaldatakse. Et mõni võib-olla tunneb puudust millestki väga elementaarsest ja teise ootused on juba märksa kõrgemad, sest et ta teab ka oma õiguseid, ta teabki, et mul on õigus minna teatrisse ja mitte ta siis ei vaadataks seda kui sellist virisejat, kes siis nõuab omale seda, ma ei tea, võimalust teatrisse siseneda, vaid et see olekski nii-öelda normaalne ja ma ise toon sageli näiteks kooli puhul seda näidet, et me ei räägi ju sellest, et kool oleks ligipääsetav selleks, et äkki kunagi tuleb üks ratast
ratastoolis laps, et seni kuni ei ole, seni ärme üldse isegi mõtle. Sest tegelikult on nii, et sul võib olla mõni väga hea õpetaja, kes näiteks saab insuldi, aga poole aasta pärast naaseb tööle, võib-olla ta vajab käimisraami, ja su kool on täiesti kohandamata. Või siis keegi õpetaja, kes kandideeriks, aga tal jääbki kandideerimata, sest ta ei saa nagunii sisse. Või siis mõni lapsevanem, kes ei saa, nagu meil endal on ka oma puuetega inimeste võrgustikus seda näidet ikka toodud, et kuidas ratastoolis olev isa ei saanud ühegi, ta oli 3 last, mitte ühegi lõpuaktusel käia, sest et aktus toimus siis teisel korrusel. Ehk et sellised nagu, see on ju nii kurb ja ta ei saa mitte kunagi neid hetki nagu tagasi ja neid näiteid on üle Eesti ju palju. Ehk et või oleme kas või ise ajutiselt luumurruga kas või käime karkudega lühikest aega, et see ei ole ainult nii, et siis puudega inimestel on meel rõõmus ja hea olla, et tegelikult meil kõigil on siis hea olla. Et väikelaste vanematel, eakatel, ajutise liikumise takistusega ja nii edasi, ja ega puudeid ju tegelikult on väga palju ka neid, mis on nii-öelda nähtamatud või mida me nagu ei tea, et inimesel on üldse see liikumisraskus tegelikult. Et võib-olla ei paista niimoodi välja, aga see võib nii-öelda hetkega siis muutuda, kui tal siis mingid, kas on väga tugevad valud või on liigestega midagi, või on mingi tohutu väsimus, mis tuleb sekunditega, et haigused on väga palju erinevaid ja kõik ei paista lihtsalt esmapilgul välja. Jah, ma usun, see näide, mis sa tood näiteks riietusruumidest, või kindlasti on palju teisi sarnaseid, et mulle tundub, et need on sellised asjad, mille peale võib-olla tõesti tavaline inimene ei oska mõeldagi. Kuigi samas jah, et ma olen täiesti kindel, et kui on see, nüüd see näide, et kas on ligipääsetavus või mitte, et ma olen üsna kindel, et kui tekib see ligipääsetavus, siis tuleb ka see inimene, kellel seda vaja on, mitte vastupidi. Muidugi. Aga jah, et kui me ei oskagi mõelda selle peale, võib-olla ka otsuse tegijad ei oska mõelda, ma võib-olla küsiks sinu käest veel, kuna toimetad seal puuetega inimeste kojas ja seda praegu juhid, eks, et teie mõistate neid, inimesed, kes te seal olete, teie mõistate neid väljakutsed ja probleeme. Kas teid kuulatakse, ütleme riigi poolt või otsuse tegijate poolt, kas te tunnete, et teid kuulatakse ja mõistetakse või on ikkagi ka kogemus seda, et justkui vahepeal jooksete vastu seina oma vajadustega? Mõlemat on, et jookseme vastu seina ja päris korralikult ja see on tegelikult väga frustreeriv, et jälle, kui ma mõtlen, et kus aastas me omadega oleme ja siis kohati sa tunned, et mingid asjad on justkui linnukese pärast, et me ju kaasasime teid, aga siis järgmine hetk me leiame selle määruse vaatamata meie märkustele juba Riigi Teatajast avaldatuna, et ikka sellised hetki on ja see teeb nagu tõsiselt kurvaks ja samas on ka ikkagi väga palju ka kaasamist ja meie ülesleidmist ja eks see on meie ka veel pikk töö on nii-öelda ees, et jõuda kõikide ministeeriumite ja ametiasutuste nii-öelda teadusesse, et me oleme olemas ja me suudame ka prioriteete seada, et selge see, et puuetega inimestel nii palju erinevaid inimesi, nii palju erinevaid puudeid, nii palju kroonilisi haiguseid, nii palju soove, mõtteid ja unistusi, et võib-olla neid on kokku 1000, me saame korraga lauale võtta äkki 10, sest et kõike korraga lihtsalt ei saa, oma kodus sa ka kõike korraga ei saa, et peab tegema valikuid, et nii ka meie ja me vaatamegi selle järgi ka, et kus nii-öelda kas king kõige rohkem pigistab või teisalt ka see, et kus sa pead lahendama ära mingi probleemi, et sa üldse järgmistele tasanditele minna saaksid, järgmiseid probleeme lahendama, et see vundament ikkagi korras oleks. Et selles osas ma nagu julgen öelda, et ka poliitikud leiavad meid rohkem, mul on hea meel, et meid leiavad eraettevõtjad rohkem ja need nii-öelda nad soovivad siis mingite summadega, need ei pea üldse olema suured, see võib olla 1000 eurot, mõnel puhul 3000 eurot ja ma tahan rõhutada, et mitte kunagi ei kasuta seda kuidagi oma koja töötajate palkade maksmiseks, vaid alati suuname selle raha teadlikkuse tõstmiseks, ürituste korraldamiseks, tõlgete tagamiseks, sest et kas meie kõik videod ja materjalid on alati varustatud subtiitrite ja viipekeele tõlkega ja meie käest on ka ametiasutused küsinud, et kus te saate selle raha, et kõik oma asjad viipekeele tõlkida ja siis see on ausalt öeldes äärmiselt kummaline, sest me tegelikult teemegi seda oma eelarve sees ja see ongi see prioriteetide küsimus, et mul ei ole seda valikut, et ma ühe osa oma kogukonnast kõrvale jätan.
või mis puudutab subtiitreid, siis tänapäeval on nii lihtsalt võimalus, et ma teen ise neid subtiitreid koos kolleegidega alla, et see kõik on nagu võimalik, et natuke nagu selles tahtes ka, et mulle väga meeldib kolmandas sektoris see selline otse ütlen siuke ora tagumikus tunne, et sul ei ole nagu mugav, sellepärast et sul ei ole nii, et sa tead, et poole aasta pärast või järgmine aasta sul on ka rahastus olemas, vaid et sa pingutadki sellega, et sa oleksid pidevalt nii-öelda, et sa teeksid oma tööd hästi, et sul oleks hea maine ja et see oleks päriselt nagu sisukas, see töö, mida sa teed, et sind märgataks ja praegu mulle tundub, et see nagu töötab ja toimib. Triin, ma küsiksin sinu käest ka, et kuidas oma ujumisklubis, kuidas ja kust teie tuge leiate ja saate, ma olen kindel, et suure panuse annavad need lapsevanemad ise, kui mitte rahaliselt, siis kas või sellega, et nad aitavad seal üritustel või mis iganes kontekstides, aga ma olen üsna kindel, et sellest üksi ei piisa, et kas teil on see, kui siin oli näide, et pool aastat nii-öelda eelarve on tagatud, et kuidas on teil eelarve tagatud järgmiseks aastaks näiteks või? No meil on niimoodi, et suur tugi on meil Tallinna pearahasüsteemist, mis siis toetab erivajadusega harrastajaid kuni pensioniajani. Et sellel aastal me saame siis toetust 300 eurot ühe harrastaja kohta. Loomulikult ei ole see summa aasta peale kokku selline, mis kataks kõik meie kulutused, sest kuna meil on erivajadusega harrastajad, siis me ei saa teha nii suuri gruppe võib-olla, kui ütleme, lastegruppides tehakse. Et kui meil on, 5 algõppelast juba ühe treeneri kohta, siis sõltuvalt laste olemusest võib ka see olla ühe treeneri kohta liiga palju lapsi. Mis tähendab seda, et lihtne näide, et kui üks rada maksab 20 eurot, siis rajale võib võtta 10 last kirjade järgi, meie saame võtta 5 last, siis tegelikult on see rada meie jaoks ju 2 korda kallim kui nii-öelda tavagrupi jaoks. Aga lapsevanemad toetavad meid ja siis oleme iga aasta lõpus, novembri lõpus, detsembri alguses korraldame heategevuslikku teateujumist, mille tulu siis aitab meil katta ka, igal aastal oleme saanud sellise toetuse, et 1 kuu ujulate rendid, siis me saame katta sellest rahast. Ja ürituste korraldamisel on muidugi lapsevanemad need, kes meid aitavad ja seda täiesti tasuta. Ja jälle see on ka nendele koht, kus nad kõik ei käi igapäevaselt oma lastega kaasas ja siis nad saavad kokku ja saavad seal ka jagada oma muresid ja oma rõõme ja saavad meile abiks olla, et see on selline tore võimalus kõigile. Aga raha võiks alati rohkem olla. See annaks meile võimaluse rohkem treeninggruppe avada, otsida võimalusi, sest ujulaid küll Tallinnas on, aga need kõige paremad ajad, millal siis ka lapsevanem saaks näiteks oma lapsega tulla, on üldiselt kõik juba nii-öelda üle pukitud, et raske on konkureerida. Ma võib-olla siia küsikski lõpuks, et ütlete kumbki ka mõne sõnaga, et kust teid leida nii-öelda, kui kellelgi tekib huvi, kas siis teid toetada või lihtsalt huvi tunda teie tegemiste vastu, et kuidas teid leida ja kuidas kursis olla teie tegemistega? No meie klubi võib leida, koduleht on meil eskametuus.ee, oleme ka Facebookis, pisut püüame toimetada ka Instagramis, mis muidugi igapäevase treeneritöö ja õpetajatöö kõrvalt ütleme nii, et võiks parem olla, et kui on keegi, kes soovib meie klubi selliselt toetada, et aitab meil sotsiaalmeediat toimetada, siis me oleksime väga rõõmsad. Ja treenime siis Tallinnas Nõmme ujulas, Õismäe ujulas ja Tondi koolis. Aga ma arvan, et kõige parem ongi leida kodulehelt meiliaadress, kirjutada või siis helistada meile. Ja julgustan ka
ettevõtteid tõesti sellel iga sügisesel toetusujumisel osalemast, olen ise seal ka paar korda olnud, et see on tõesti selline spordivõistlus, kus nii-öelda võitmine on täiesti tagaplaanil, et oluline on see toetus, aga Maarja, kust puuetega inimeste koja kohta infot leida ja selle kohta, mis te teete? Me just eelmisel aastal lõpupoole uuendasime oma kodulehekülge www.epikoda.ee ja püüame seal tõesti selles mõttes meid rahastab ju riik praegu 1-aastase strateegilise partnerluse lepingu kaudu, mis tähendab seda, et tegelikult ju maksumaksja. Ja meie põhimõte on see, et me peame olema täiesti läbipaistvad, ehk et me tahame, et iga inimene näeb, mida me teeme, meil on seal üleval iganädalased kokkuvõtted, mida meie töötajad on teinud, kus nad on käinud, iga tegevuse taga on inimese nimi, palun helista, küsi lisa, räägi oma ideid, kui selle kohta on mõtted, siis kõik meie ametlikud pöördumised on üleval, meie sündmused, uudised, et ma usun, et sealt kodulehelt võiks leida päris palju olulist infot. Ja siis samamoodi toimetame Facebookis ja nagu ma ikka ütlen, et mul ei ole sekretäri, mul ei ole kommunikatsioonispetsialisti, mul ei ole mingit strateegi seal personaliinimest, mul ei ole, ma ei tea, õigusnõunikku, nii edasi, et me teeme samamoodi seda kõike ise ja siis meie võtame ka nii-öelda hoogu, et ka Instagramis toimetama hakata, aga praegu see, mida me ka oma sotsiaalmeedias teeme, et ma ei tea, inimene käib ära kuskil ministeeriumi arutelul, siis ta teeb mingi postituse, siis kui vaja, siis tõstab Epikojas laudasid, sest me rendime ka oma ruume, et oma maja üleval pidada. Et selline ei ole selline kontsade töö, et kõike tuleb seal teha. Aga meil on alati väga hea meel, kui meil helistatakse, meie kontaktid on kõik üleval, see, kes mis teemaga tegeleb, on üleval ja meil on ka see põhimõte, et me nagu inimesi nii-öelda uksest välja ei menetle, et kui ta on meile helistanud, siis me ikkagi otsime talle selles mõttes, loomulikult me ei saa üle Eesti kõiki probleeme ära lahendada, aga et me lihtsalt ei ütle ise, et no kurb lugu küll, et aga eks te siis vaadake, kuidas te saate, vaid et siis on see, et me ikkagi otsime selle inimese, kellele ta peab helistama, kes seda peab aitama, me suuname ta õigusnõustamisse, vajadusel kontaktime ise kohaliku omavalitsusega, et see kuidagi, et see oleks järjekordne selline uks, kust nagu tagurpidi või väljuda, vaid et me ikkagi inimest tõesti toetame tema mures. Jah, ja ma tahan vaatajatele ja kuulajatele kinnitada, et nii palju kui ma teid tean, et tõesti te olete mõlemad väga, väga pühendunud inimesed nendele küsimustele, et meil kas või selle läbi ma tean, et meil läks juba tükk aega, et üldse leida selline sobiv aeg, kui kõik saaksid kohale tulla, et inimesed on lihtsalt niivõrd hõivatud selle tegevusega. Aga võib-olla nüüd päris viimaseks ma küsiks ühe sellise isiklikuma või natuke filosoofilisema küsimuse, et mis te tunnete, et puuetega inimestega tegelemine teile endale on kõige enam või kõige väärtuslikumalt kuidagi andnud või õpetanud, milles on see teid võib-olla muutnud üldse, on võib-olla pannud üldse ka elule või ka iseendale läbi millegi teistmoodi vaatama? On mingi selline kogemus, kindlasti on muutnud, ma arvan. Ja see on ju huvitav, et kui ma kunagi oma ülikooli õpinguid esimest ringi 3 alustasin sotsiaaltööga, siis enamused minu kursusekaaslastest, kui mitte kõik, tahtsid ikka tegeleda lasteteemadega ja mina sellest valdkonnast mitte midagi teadnud, teadsin peale esimest nädalat, et puudega inimesed on minu teema. Et loomulikult see, et kui ma enda ellu see sattus 15 aastat või 10 aastat peale seda, siis ma mõtlesin, et ma justkui olen ju elanud ju seda elu niimoodi, et oma panuse andnud juba, aga siis ma sain aru, et ei, see oli see eeltöö, et siis oma isiklikus elus ka seda kanda. Aga tegelikult, ma ei tea, ma olen ise kindlasti võib-olla ma olin ennem ka ikkagi positiivne inimene, aga veel enam, sellepärast,
et ma näen, mis elusid inimesed elavad, kuidas nad elavad ja samas kui palju on seal ka sellist positiivsust ja rõõmu ja kui palju on seal tegelikult ka naeru nendest väikestest asjadest, ehk et võib-olla sellisele kadedusele, ussitamisele, ma ei tea, rivaalitsemisele, intriigidele, sellisele täiesti mõttetutele asjadele, mis meie meedias kas või tegelikult toimuvad, et ma tean, kui palju on Eestis ägedaid inimesi. Tehke nendega lugusid, kutsuge neid rääkima, et tooge nemad nagu pilti või vähemalt tunnustage siis neid seotud valdkondi, et ma küll nagu, ma saan aru, et ajakirjandus nii-öelda toimib klikkidel, aga noh, et äkki mingi hetk hakkab see vastutustunne kuskilt niimoodi tulema, et võib-olla kellegi hambad, lõunasöök või uus kaaslane ei ole nii oluline, kui meie enda ägedad tavalised inimesed linnas, maal, kus iganes ametialadel, mida iganes tegemas, et vaatame parem neid. Jah, ma võin siia täiesti sekundeerida, et ma mäletan siis, mis oli täiesti läbi juhuse, kui mina sattusin kokku Triin teie ujumisklubiga ja hakkasin seal ka käima treeningutes päris mitmed aastad, ja nägin neid noori ja teisi inimesi. Ma mäletan kas või ühte korda Võismäe ujulas ka, kui tulin treeningusse, tookord oli isegi suhteliselt hõre, nagu ei olnud väga palju siis harrastajaid meil seal kohal tookord. Ja sinu ema, siis Õnne Polissinski pani mind ühele rajale, ühe teise ujuga, 8 ujusime ja ütles mulle, et sa uju temaga, aga ta on täitsa pime. Aga ta seal pimedatel, eks ole, keegi juhendab neid või ütleme, annab märku nendest basseini otstest ja ta teadis, et ma olen ka harjunud, et me saame hakkama nagu. Ja me tegime selle trenni ära ja ma pärast mõtlesin, et vaata, kus mul ikka vedan nagu, et mul on millegest tänulik olla, et kas siis selle lihtsa asja eest, et ma näen, et mis võib-olla me igapäevaselt ei mõtlegi, et see on midagi erilist või samamoodi, kui ma olen seal, nägin neid, eriti võib-olla lapsi ja noori, kes on mingi näiteks ka füüsilise traumaga, olgu siis sünnist või mingi õnnetuse läbi ja kuigi ma ise olen ju ka juba, ütleme, teismeeast puudega, isegi minul oli näiteks valus osasid neid noori lihtsalt vaadata, et millega nad peavad toime tulema. Ja selle kõige juures ma väga harva nägin, muidugi ma saan aru, eks neil kõigil on oma raskeid hetki, aga mina väga harva nägin, et nad oleks millegi üle hädaldanud või kurtnud. On sul olnud mingi sarnane kogemus näiteks nende noortega või ujujatega, kes sinna tulevad või mis sulle on nagu kõige rohkem südamesse läinud nende inimeste puhul? No minul vist kõige rohkem ikkagi läheb korda nende siirus ja selline vahetu olek, et kui mul on ka endal olnud võib-olla pisut keeruline päev ja tundi lähed ikkagi, võtad kokku ennast ja siis nad tulevad ja nad jagavad sulle valjuhäälselt oma päeva toimetusi, siis ilma filtrita, eks. Siis tegelikult on see väga armas ja mis mulle head meelt teeb, on see, et mitte liiga sageli, kuid siiski on seal samas Õismäe ujulaski tulnud ujula kliendid ütlema, et oi, nad on nii toredad. Nad on nii vahvad. Aga ongi, et kuidas me saaksime seda nagu näidata kõigile, et puudega inimesed ongi toredad. Et see, et tal on, ma ei tea, puudub käsi või ta ei näe või tal on intellektipuue või meil on erinevaid, nii nagu sa enne ütlesid, et erivajadusi, mis ei paistagi välja. Aga tegelikult inimesed on väga toredad. Et rõõmustagem koos nendega, õppige, meil on nii palju neilt õppida, kuidas olla heatahtlik, rõõmsameelne ja tegelikult mina saan öelda, et mul ongi kõik hästi ju.
ja kui sina, Margus, ütlesid, et sa näed, et sul on hästi, mina saan samamoodi öelda ja inimesed, kes võib-olla kurdavad, et ma ei tea, raha on vähe ja päevad on lühikesed, et olge õnnelikud, kui teil on olemas kõik käed, kõik jalad ja te näete, et ei tohiks nuriseda. See on hea mõte, millega lõpetada, me ei nurise, aga ometigi me loodame, et kuidas siis öelda, me saame kõik üksteist veel rohkem toetada ühiskonnas nii-öelda ühiskonna tasandil, aga ka igaüks ise igapäevaselt suheldes puutute kokku puuetega inimesega või puudega inimesega, siis pakkuge mis iganes igapäeva olukorras, kui näete, et ta on hädas, pakkuge oma abi ja toetust. Et me kõik, tegelikult me oleme kõik ühesugused inimesed, kõik tunneme, kogeme, rõõmustame ja kurvastame kõik, olenemata sellest, millised me välja näeme või mis meie elu saatus täpselt on olnud. Aga Maarja ja Triin, olen väga tänulik, et tulite täna stuudiosse oma mõtteid vahetama ja tänulik ka teile, head kuulajad, vaatajad, kes meid vaatasite, kaasa elasite. Märkige meie saade ka meeldivaks, liituge meie kanaliga, siis jõuavad ka edasised arutelud kergemini teieni ja see kõik aitab meil toimida ja levida. Veel kord, Maarja ja Triin, aitäh ja kõike head teile edasiseks. Aitäh sulle! Aitäh!